Tere, mina olen Anu. Ma olen EKAs umbes 10 aastat tegelenud monumentaalkunsti uurimisega ja sellepärast juhtus ka minuga selline lugu, et sattusin seltskonda, kus me paari päeva jooksul võtsime maha freskod seinast. Ja maja, mis on pildil, on siis endine Kullo huvikeskus Kullo maja Mustamäel, mida enam ei ole. Freskod, millest ma räägin, olid seal sees. Ja tundub, et Tallinna inimesed on kõik seal õppinud, aga kui näiteks mina ei ole ja sellepärast mõni lause majast ka konteksti mõttes, et Kullo tegelikult juba 41. aastast tegutseb üsna järjepidevalt ja alguses ta oli küll pioneeride maja, küll pioneeride palee, aga 80. lõpust on ta siis huvikeskus Kullo ja selleks on ta enam-vähem ka jäänud. Ja seal oli uskumatult palju igasuguseid ringe, mudellennukite ring, raadioring, isegi purjetamine, teater, näitlemine ja muidugi kunstiringid olid hästi olulised seal, et sealt on hästi palju kunstnikke välja kasvanud. Et siin on ka Kalju Reitel ja Juhan Jõers, kellest siis hiljem sai ka kunstnik. Teevad siin punamonumenti. Ja siin on, ma kahjuks ei leidnud sellest freskost vanu pilte, aga leidsin toredaid pilte niisama eluolust, kus siis nüüd seepoolne on 60-ndatest ja teine on 70-ndatest, et sellised hästi ajastutruud skulptuurid, siis, mis siin lapsed teevad. Ja siin on seepoolne on 70-ndatest selline muusikaring ja kõrval on siis tore 80-ndate selline ruudulised seelikud ja proua Papaha. Aga kui meie sinna jõudsime oma sellise tiimiga, guerilla-tiimiga, siis tegelikult selliseid ilusaid riiuleid ja vaateid enam ei olnud, et maja oli sisuliselt tühi, lammutamine põhimõtteliselt juba käis, et maja oli tühjaks tehtud, et keldris sai veel luusida ja keldris oli veel midagi jäänud, et Kullo tegi tegelikult sellise asja, et ta kuulutas avalikult, et kõik, kes seal on õppinud ja kellel on seal midagi jäänud, et võivad tulla võtta oma asjad ära, oma tööd. Ja paljud seda ka tegid, aga midagi jäi alles. Ja saime sealt ka päästa. Näiteks selline kihvt kipsist tüdruk, kelle me leidsime kuskilt laua alt ja tema nüüd elab minu suvekodus oma parimat elu. Ja nüüd siis peategelane, ehk siis fresko, mis oli muusikasaalis. Ja mina sain sellest olemasolust teada umbes, 5 aastat tagasi, kui see Kullo lammutamine üldse tuli mingitesse nagu nii-öelda plaanidesse. Ja siis ma rääkisin ühe autoriga, Liidia Nüüd, kes on Saksamaal kunstnik. Ja ühesõnaga see fresko on siis 84 on ta valmis ja Erki monumentaalmaali õppetooli kursuse tööna. Juhendaja oli Dolores Hoffmann. Ja et seal näiteks Tiina Tammetalu on vist kõige tuntum ka sealt, kes on jäänud kunsti juurde. Aga mul on küll ühe inimese arvamus, aga Liidia Nüüdiga rääkides oli kuidagi, et seda freskot nagu ümbritseb mingi selline veider intriigide aura, et oli sellist, ma ei tea, kiusu ja mingit intriigitsemist niimoodi, et väga paljud, kes toona olid autorid, ei pidavat enam tahtma sellest üldse midagi teada. Ja kui seda vaadata, siis ta selles mõttes on hästi huvitav, et ta on nii vormilt kui teostuselt hästi ebaühtlane kuidagi, et aetakse sellist nagu mingit rahvuslikku joont, et siin on mingid karjapoiss ja on siin ukse kõrval on kohe karjapoiss pilliga ja siis on mingid tammelehed ja sõnajalad ja nagu käekiri on hästi erinev, et on näha, et mõned inimesed on siis kuidagi andekamad ja mõned mitte, et selline võib-olla kunstiväärtust nagu tohutult suurt ei ole, et minu lemmik on see ülemine
kolmik seal, kes on jällegi erineb nii sellest rahvuslikust joonest, et nagu siit tuleb ka välja, et kuidagi seda ühtsust siin ei ole. Ja siis me mõtlesime, et kuna, et mis me teeme, et nagu hea kolleeg Martin Siplane võttis minuga ühendust, et tema sai lammutamisest teada nii, et tema siis sõbrad, kes on uue maja arhitektid, võtsid temaga ühendust, ütlesid, et see läheb lammutamisele. Ja mõtlesime, et meil on umbes paar päeva aega, et kas prooviks neid kuidagi eemaldada, sest tegelikult uue maja arhitektid on nagu väga huvitatud, et mingid fragmendid saaks ka uude majja. Ja tegelikult Ilka Hiiop on EKA tudengitega juba nüüdseks juba vist päris mitu freskot ja sgrafiitot ja ühesõnaga monumentaalmaale eemaldanud seina küljes siis ja üsna edukalt. Näiteks Peri on siin viimane, mis eemaldati paneelide näol ja Elmar Kitse Tarvas, Tartus oli üks esimesi ja üks suur projekt oli Dolores Hoffmanni Hommik, mis oli Tallinnas kino Rahu ja see lahendus töötati välja nii, et kuna tervet monumentaalmaali maha võtta ei olnud mõistlik, sest see oli tohutu suur, ja siis see tiim mõtles välja sellise lahenduse, et valisid välja mõned fragmendid ja lõikasid siis ümber fragmendi sellise süvise kuni seinani, keevitasid metallraamid spetsiaalselt, asetasid süvisesse ja lõikasid tagant siis prussiga läbi. Umbes nii, et võib-olla räägin väga rumalalt seda edasi, aga ja siis meie mõtlesime, et võiks midagi sarnast teha, aga kuna meil ei olnud üldse aega, meil ei olnud raha, meil ei olnud või nagu see kõik toimus umbes ühe reede jooksul, kui me otsustasime, et teeme. Ja siis me muidugi arutasime EKA-st inimestega Kanutist, et mida siis teha ja siis mõtlesime, et muud ei jää üle, kui teeme nii-öelda siis strappo tehnikas, proovime seda, mis itaalia keeles tõlkides on umbes nagu tõmme või sikutus ja mis juba räägib enda eest, et ei ole väga sõbralik lahendus ja tõesti seda tänapäeval enam üldse ei soovitata teha, et sisuliselt sa eemaldad selle seinamaalingu ainult selle pealmise värvikihi. Aga meil mõtlesime ka, et samas kaotada ei ole midagi, et kas ta variseb põrmu meie käe läbi või lammutajate käe läbi, et vahet ei ole. Ja siis me hakkasime reede hommikul pihta ja siis on siin, loomulikult me kahekesi ei olnud, et meid oli siin veel, et siin on inimesiga, kes on siin saalis ka praegu ja tudengid selles mõttes ka, kes tuli, et ikkagi oli selline geriljatiim ja mõtlesime, et kuidas siis nagu, kuna meie Martiniga ei olnud seal nagu, me oleme küll EKA-s õppinud, aga me ei ole otseselt Ilka projektides niimoodi väga põhjalikult osalenud, et me kumbki tegelikult ei teadnud, kuidas siis seda õigupoolest teha. Ja siis me saime teada, et kangas on väga oluline ja et kangas siis tuleb liimida kujutise peale, mille külge kujutis jääb ja siis me saame selle kujutise eemaldada. Ja mina isiklikult siis hankisin sellist marlilaadset tugevat kangast, mõtlesin, et nii, siis on hea, on selline tugev kangas, et siis on raudselt on hea. Ja mõeldud tehtud, siis liimisimegi seina niimoodi, et 2 palakat, siis üks ühtepidi, et kiud jooksevad ühtepidi ja siis teine peale teistpidi. Ja teine väga oluline asi oli jäneseliim. EKA-st laenasime pliidikese ja kraadiklaasi, sest see pidi teatud temperatuuril siis sulama ja tundus, et sulaski, kõik toimis. Vahepeal sai muidugi jäneseliim otsa, siis ma tormasin Majatostrisse, siis Mustamäele tagasi. Ja
Ja metallraami meil loomulikult ei olnud, polnud aega sellega tegeleda, siis me mõtlesime, et me lihtsalt lõikame kujutise läbi kuni seinani, et äkki on okei. Ja lõpuks siis see pika reed oli väga-väga pikk ja kui me sealt õhtule läksime, siis terve ruum nägi umbes selline välja, et liimisime siis fragmendid, liimistasime ära ja tuli laupäeval vahele ja lootsime, et kuivab ära, siis saame esmaspäeval need hakata juba maha võtma. Ja tuligi esmaspäev ja tuli Taavi kummihaamriga, sest strapo siis, kui ta ära kuivab, see liim sinna pildi külge, siis peaks kergelt põhimõtteliselt peksma lahti. Ja seda sai ka tehtud ja siin sellel pildil üks tudeng siis juba rebib. Ja tulemused olid nii ja naa, et läks väga hästi, ehk siis põhimõtteliselt tuli koos seinaga või siis ei tahtnud üldse tulla väga. Ja siin on siis ühel pildil on näha, kuidas need tõmmised nii-öelda, mis siis see värv, mis jäi sinna kanga külge, on siin siis põrandal. Ja kahjuks mõni ei tulnud üldse, nii et selle tüdruku, kes oli ka väga üks parimaid kompositsioone seal, see tuli kahjuks jätta sinna majja. Ja nüüd, mida me siis, me kõik õppisime sealt ka väga palju, et kui muud ei saa, siis õppetundi sai küll. Et jah, et kangas peaks olema kindlasti marli, et ta ei tohiks olla tugev, sest marli ongi selles mõttes hea, et ta on nii harvade kiuasetusega, et see liim tuleb sealt paremini läbi ja liimib siis tugevamini ühesõnaga selle marli ja kujutise, et siis tuleb nagu paremini lahti. Et kindlasti see on väga oluline, mida me jah, ei olnud meil nii. Ja liim peaks olema liimimise ajal kuum, et me küll sulatasime selle õigele temperatuurile, aga me ei tulnud selle peale, et ta peaks nagu ka liimimise ajal temperatuur peaks säilima. Et need on 2 põhiasja, mis me õppisime ja nüüd me võime käia ja maha võtmas neid, sest me teame. Aga ühesõnaga, läks nii ja naa. Natuke oli pettumust, oli ka töövõitu, aga siin, kuna ikkagi maitse oli suus, siis Taavi ja Martin mõtlesid, et ühesõnaga leiutasid veel sellise autoritehnika, et ilma igasuguse nii-öelda tarvikuteta lihtsalt saagisid ja kangutasid maha fragmente ja see õnnestus veel kõige paremini. Ja ühesõnaga me hekseldasime selle ruumi nii läbi, et nüüd võis lammutamisele minna küll. Et midagi sealt võtta ei olnud. Aga mis on hea, on see, et me, kuna uue maja arhitektid on väga huvitatud sellest, et ikkagi ta ei pruugi olla mingisuguse tööverega ikkagi selle maja jaoks tehtud ja siis me mõtlesime, et see tütarlaps ja karjapoiss, et need võiks leida uues majas koha ja need tulid ka väga, iseenesest päris hästi lahti. Ja aga see kõik toimus umbes aprillis äkki. Ja et see on ka natuke huvitav, et kui nende monumentaaldekoratiivteostega pahatihti on see, et isegi kui nad võetakse maha, siis see ei ole tegelikult lõpp, vaid alles algus, sest kui nad maha võetakse, siis tekib see, et mis nendega nüüd teha ja kuhu nad siis panna. Ja väga paljud kahjuks jäävad ka pikemaks ajaks vedelema ja mõne saatus ei ole üldse nagu teada. Ja nii juhtus ka meil, et me ei ole veel hetkel, nad ei ole saanud, nagu ütleme niimoodi, et viimistlust. Aga lootust on, sest just Elmar Kitse, siis Tarvase grafito järsku ilmus ERMi kohvikusse seinale. Nii et sellest sain ka mina lootust juurde, et ja sellega lõpetaks, aitäh!